Tere ka minu poolt, tere kõigile, et selline põnev väljakutse. Esiteks Signe ja Kristi, aitäh, et kutsusite mind ja mul oli selline hea meel olla niivõrd põnevas raamatus ja niivõrd inspireerivas raamatus üks pisikene killukene. Ja nagu me leppisime kokku, siis me selles raamatus olevat detaile ei ava väga detailselt, et seda saab siis, teil on lihtsalt igav, sest ma tean, et see raamat inspireerib teid ja te kõike ootate seda kohe endale koju, aga mina hea meelega täna räägiksin mitte niivõrd oma loost, vaid siis jah, et kuidas mina olen ennast leidnud seal, kus ma täna olen ja mida ma teen igapäevaselt ja kuidas on seotud siis füüsiline, vaimne keha ja tervis ja kogu meie elu omavahel, et neid ei saa nagu kildudeks kuidagi nagu võtta. Aga mis sa ise praegu teed? Mis on sinu, milliste tegevustega sa oma päevi täna niimoodi ägedalt täidad? No täna ma olen ühe väga põneva väljakutse välja võtnud või vastu võtnud siis, et aastaid olen korraldanud naistele, peamiselt naistele, aga osalenud on ka mehed, olen tegelenud treeningutega ja olen korraldanud selliseid vormigruppe juba pea 8 aastat ja kogu aeg tahtnud neid nagu täiendada, et kuidas saaks neid teha veelgi parema algkaardistusega ja mulle tegelikult see sõna isegi vormigrupp ei ole õige, need on pigem elustiili muutuse grupid. Ja sellepärast, et see, mis sealt kaasa tuleb, ma ei keskendu niivõrd sellele vormile, see on lihtsalt üks osa, mis tuleb sealt kaasa, aga just selle tasakaalu leidmisele elus ja mis sealt tuleb ja kogu aeg olen mõelnud, et ma tahaks nagu, et see oleks nagu veelgi põhjalikum ja siis nüüd natuke aega tagasi just Confido heaolu keskusega otsustasime, et ühendame jõud ja töötame välja veelgi põhjalikumad lahendused naistele, meestele, erinevat vanuses inimestele, mis keskenduvad siis nii vaimsele kui füüsilisele tervisele, et on siin ütleme, toitumise pool, vaimse tervise pool, treeningute pool, et selline põnev ja suur väljakutse on mul siis praegu käsil. Okei, väga hea. Aga ma saan aru, et ega siis väljakutsed tulevad ainult siis juurde, kui sa oled hästi avatud ja ma saan aru, et sina ühelt poolt, nagu kui me viimast korda kohtusime ka, sa ütlesid julgelt, et sa oled selline julgelt ja selline nagu natuke mässumeelne heas mõttes, eks. Nii et räägi mulle ühelt poolt, et me sellest sinu lugu tõesti ei räägi. See lugu on väga kihvt, mind hästi ennast julgelt inspireerinud. Ja just see mõte, et kui me nüüd räägime sellest muutustest ja julgetest muutustest ja ma näen täna ühelt poolt tehes tööd naistega väga paljuski, et naised nagu ühelt poolt tahavad muutust erinevates eluvaldkondades teha, aga mina ei tea, ma kuidagi nagu märkan, et ühelt poolt on nagu nii palju hirmusid ja nii palju valesid uskumusi, ja mida ülejäänud inimesed mõtlevad, et kuidas sina oled nendele julgetele muutustele või kuidas sa üldse oled nagu sellest teemast nagu iseenda jaoks lahti mõtestanud? No tegelikult on niimoodi, et eks kui ma päris ausalt tunnistan, ma olen hästi palju mõelnud selle peale, et mul on endal isiklikult, võin kohe öelda, on mingid valdkonnad, kus ma tunnen, et ma julgengi julge olla. Sellepärast, et mul on olemas sellest see edu emotsioon, et ma olen selle näiteks, räägime siis spordist, ma ei olnud alguses seal julge, aga kui ma selle otsuse võtsin vastu, natukene nagu soovist teistele tõestada, et ma isegi ei tea, mida lihtsalt mässata selle vastu. Ja siis läbi selle nagu edukogemuse tegelikult tuli see, kasvas see enesekindlus samm-sammult. Aga ma olen selle palju mõelnud, me oleme abikaasaga arutanud seda, mõlemad oleme seda arutanud, et tegelikult see on hästi huvitav, et sa võid olla ühes valdkonnas väga julge, sest sa oled juba tunned ennast selles kodus ja samal ajal sul võib need valdkonnad, millega sa igapäevaselt ei tegele, see sinna ei pruugi üldse üle kanduda. Et siis küll nendel inimestel, kes on nagu neid
nagu nii-öelda neid otsuseid ja neid muutusi teinud tihedamini, tal võib-olla on lihtsam seda kanda, aga ikkagi meil kõigil tuleb aeg-ajalt need barjäärid ette ja võib-olla üks põhjus on see soov tegelikult ikkagi meeldida. Tegelikult me tahame kõik meeldida nendele inimestele, kes on meie ümber. Ja see on üks asi, et me ei taha nagu kuidagi tegelikult, me võime olla hetkedel mässumeelsed, aga mingitel hetkedel me ikkagi tahame, et me ümber on need toetavad inimesed ja see võib olla üks põhjus. Teine on see, et meil ongi need seesmid ja hirmud, sest tegelikult meid ju kasvatatakse kogu aeg, tuleme kooli juurde, et mitte, et keegi tahaks midagi halvasti, aga meid ju seal kasvatatakse, meid pannakse hindeid, et me justkui peame võrdselt olema ja kõikidele normidele ühtemoodi vastama. Ja kui sa seda ei tee, siis see on kaks ja see on nagu see, et ma ei julgegi eksida, sellepärast, et 5 peaks olema või täna on meil tähtede süsteem, et kuidas, kus kohas, et see on kindlasti üks asi, siis järjest selline, me kasvatame selliseid edukaid inimesi, ühtemoodi peame mõtlema, ühtemoodi olema ja selline natukene erinev olemine, see ei olegi nii tihti aktsepteeritud ja me kardame seda karistust ja kui lapsena sa tegelikult tead, mis sulle meeldib, milles sa oled hea, siis mida elu edasi, seda rohkem meid nagu ümbritsevad sellised erinevad normid, millele justkui tuleks nagu vastata ja kuidas ühiskond sind paremini aktsepteerib ja eks see nagu on selline pikk rada, mis meiega kaasas käib ja selleks, et seda muuta, selleks sa pead muutama iseenda mõttemustreid ja see ei ole kõige lihtsam. Aga esimene samm on tunnistada endale mingis valdkonnas, mida sa ei saa alati aru, et sa tegelikult ei tee ühte või teist otsust sellepärast, et sa kardad seda. Aga sellest aru saada ei ole üldse lihtne. Jah, et sa tõid välja väga hästi just selle aspekti, et kui sa milleski oled enesekindel, siis sa võib-olla taipad, et mõnes teises asjas, kus sa tegelikult võib-olla tahaksid teha muutust, ei ole sa niivõrd enesekindel ja see muutus ei tule nii loomulikult. Kas oskad avada seda, et millest just nendes valdkondades, kus sina oled enesekindel, et kuidas sina selle valdkonna enesekindlus endas nagu kasvatasid, kust kohast see tuli? Minu põhisuund täna on siis treeningud, fitness ja kõik see, mis on spordiga seotud. Et mina olen spordiga seotud olnud ühest küljest kogu oma elu. Et selles mõttes siit otsida seda edu emotsiooni või edu sellist enesekindlust on minul võib-olla nagu lihtsam kui võib-olla inimesele, kellel seda üldse ei ole. Aga ma võin tuua näiteks inimesed või naised, kes tulevad siis minu vormigruppi ja tal on suur soov muuta oma elus, lõpuks võtta enda jaoks aeg, mis iganes siis see ideaalne vorm kellegi jaoks on, kellele tähendab see lihtsalt tervisliku eluviisi, kes tõesti tahab kaalu langetada ja see võib olla naine, kes võib-olla ei ole mitte kunagi trenni teinud, seda on hästi tihti või tal on väga pikk paus ja temalt juba on nagu väga raske oodata, et ta meeletult kindlalt näeks, kuidas see kõik välja hakkab kujunema. Ja põhiline tegelikult väga-väga tihti ongi see, et naisterahvas istub, meil on esmane kohtumine ja ta ütleb selle kohtumise lõppu, et ega minust küll asja ei saa või et ma olen ju kõike proovinud ja väga-väga tihti on see, et kui see on ikka väga veendunult öeldud, siis väga raske on seda ümber veenda, sest meil on alati õigus ja lõpuks et see on nagu üks asi, aga millest ma näen, et see tuleb, ongi see, kui me võtame selle teekonna väikesteks tükkideks ja sa lihtsalt teed selle esimese sammu. Ja me peame üles leidma selle asja, mis on siis selles situatsioonis tehtav. Et kui see tähendab kokkulepet selles osas, teeme nüüd sellise kokkuleppe, et 3 korda nädalas me kõnnime 20 minutit ja joome iga päev 8 klaasi vett või vähem 6, kuidas kellegi. Ja see võib olla alustuseks mõne jaoks naeruväärne, teise inimese jaoks väga-väga suur samm. Aga kui ta selle esimese suudab ära teha, ta juba tunneb, et ta on millegiga hakkama saanud. Ja siis tuleb järgmine samm.
ennem kui ta aru saab, mida ta ütles, et ta mitte kunagi spordiklubisse ei tule, läheb mööda 4 nädalat. Ja ta ütleb ise, et nüüd ma tahaksin tulla siia treeningusse jõusaali. Et sellised väikesed asjad, et tegelikult kõige tähtsam on mitte mõelda, sa ei pea alati nägema see lõpplahendus täpselt nii, nagu see teekond peab olema, ükskõik mis valdkonnas on. Mina olen niimoodi endaks mõelnud, et mõned inimesed visualiseerivad väga täpselt, nad teavad täpselt, kuidas see on. Minul ei ole alati ei ole see teekond selge, aga mõtlen, ma hakkan lihtsalt minema. Ma teen ühe sammu ja siis ma teen järgmise ja siis ma teen järgmise. Ja läbi selle esimese sammu tegelikult mul kasvab esiteks enesekindlus, ma olen sellel uuel teel midagi kas või teinud ja ma juba näen natukene rohkem, kuidas see lõpplahendus võiks olla. Ma julgustan siin küsima ka küsimusi, et kui teil head kuulajad on küsimusi, pange siia chati julgesti enda küsimused ja webinari lõpus me kindlasti vaatame ka küsimused üle, et Egle siis saaks päris küsimustele vastata, et mis päriselt huvi pakub. Aga siit nüüd tõesti minna selle enesekindluse juurde natukene lähemalt. Egle, kas sa oskad jagada seda tõesti, mida sa oled taibanud erinevate just nende gruppide puhul, enda puhul, et millist rolli siiski mängib naise välimus enesekindluse juures? Mis on see roll? Ma isegi tooksin niimoodi siia, et pigem on olulisem mitte see välimus selle traditsioonilises mõistes, mida me nagu siin ütleme, vaid ma ütleksin siis niimoodi, Jim Rohn on hästi öelnud, et you have to take care of your body. It's the only place you have to live in. Ma olen seda tsitaati hästi palju kasutanud, et keha vähemalt enamik inimestel ei ole võimalik siit mujale kolida tavapärastes tingimustes ja me peame selle eest hoolt kandma. Vaimne tervis, füüsiline tervis on nii suuresti omavahel ühenduses, et see on isegi ime, et sellele nii vähe tähelepanu pööratakse. Et see mõjutab meie kui meil on kehas midagi halvasti, meie keha on üks tervik. Olgu selleks kas või hambakaaris, see juba mõjutab mingit põletikke. Rääkimata sellest, kui sul on rühiprobleem, sa juba istud selliselt, sa ei saa juba see hapniku kätte, ei saa, seedeprotsessid on juba halvemad, et juba ja siis on juba seedimine ja juba järgmine asi. Et tegelikult see, milline, ütleme siis jah, et selline, millises konditsioonis on su keha, see mõjutab emotsionaalset tasakaalu, seda, kas sa üldse tunned õnnetunnet, et proovi õnnetunnet tunda, kui sa niimoodi istud. Õudselt keeruline ennast veenda, et ma olen tegelikult juba nii lihtsast asjast või siis paned käed puuse ja seisad, et vaata, et see keha füüsis mõjutab juba seda, kuidas sa mõtled või sa mõtled 2 inimese peale, kui sa vaatad 2 inimest, üks istub küürus, teine sirge seljaga ja sa peaksid valima endale meeskonda liikme. Kumma sa valiksid? Kas selle, kes ei jaksa isegi sirgelt istuda, et temaga nüüd me läheme hästi kaugele või see, kes ta vähemalt seisab enesekindlalt, et kas või sellised väikesed asjad ja ongi, meil on ka see, kui mõtteselgus, kui produktiivsed me oleme, millised emotsioonid meid valdavad, see kõik on oma ja keha mõjutab ühte ja samas teistpidi, ütleme, see vaimne pool mõjutab ka keha jälle, see, kuidas me suudame teha, aga motivatsiooni, energia tase, see põhiasi, mis mul vormigruppides, mis naised ütlevad, kui nad tulevad, esiteks muidugi see ongi nii erinev, kuidas nad tulevad sinna, kuidas algusest muidugi kõik kardavad mind, millest ma saan aru, see on lausa võib-olla põhjendatud ja siis ikkagi sa oled ebakindel, sa kardad juba ette, et võib-olla siis kukub läbi, ei tea, mis üldse tehakse. 4 nädala pärast sirge seljaga, ma ei ütle, et jalaga jõusaali uks lahti, aga tegelikult see muutus on nii kehaline kui ka selles samas tundes ja nad ütlevad ühte asja, tead Egle, ma olen kuidagi nagu õnnelik inimene, seda on hästi palju öeldakse. Muidugi see unekvaliteeti tuuakse hästi palju välja, et makan ja kui ma juba makan, siis mul juba on hea, ma olen rahulikum, ma teen hoopis teistsuguseid toitumisvalikuid ja lastega mehega ma olen palju toredam inimene, ma ei ole nii närviline, aga kui ma ei pööra oma tervisele tähelepanu, siis mul ei ole võrdlusmomenti. Tavaliselt inimesed elavad ju niimoodi, et nad täidavad ankeedi ära, kui nad tulevad vormigruppi, nad kirjutavad ka kõik on hästi. Ja siis läheb 4 nädalat mööda või 8 nädalat mööda.
issand, mul on nii hea olla. Ma tunnen, et mul on mega palju energiat, ma ei ole väsinud, sest et inimestel on erinevad ettekujutused, kui nad tulevad vormigruppi, et mis siis nüüd saama hakkab. Aga mis siis saab, on see, et sa tunnedki seda ja enesekindlus, kas see tuleb läbi selle visuaalse välimuse? Ma arvan, et pigem mitte. Pigem see tuleb läbi sellest, sa oled midagi iseenda jaoks teinud. Sa võtad selle aja. Tegelikult trenn on nagu meditatsioon. Sa ei saa mõelda mitte millegile muule, kui sa teed korralikult trenni. Et ma ei ütle, et seda asendab, aga see on üks viis. Jah. Ja mina saan ka seda igatipidi öelda, et ma siin käisin ka siin suvel sinu juures natuke trenni tegemas ja tõesti see tasakaal ja see mõtte nagu avardumine ja just see tunne, et ma teen trenni, ma tunnen ennast palju õnnelikumana, on ju. Tegelikult kõik oli sama, mul ei olnud mingisugust raha rohkem, peresuhted olid samamoodi head, aga lihtsalt see, et sa saab nii lihtsalt oma nagu vaimse ja füüsilise tervise eest hoolt kandes tunda ennast palju õnnelikumana, eks ole. Nii et ja ma igati nagu nõustan ja ma ütleks selle kohta, et vahel tahame tihtipeale otsida seda enesekindlust kuskilt mujalt, on ju, kas mis iganes tegevustest, aga alusta sellest, mina ütlen selle kohta, mu lemmiktsitaat on, et alustama kõnnikoosolekutest, on ju, iseendaga. Eks, nii et tegelikult hästi tähtis ju mulle praegu hästi tundub sinu jutu põhjal, et kuidas see sulle tundub, et tegelikult see on kõik esimese sammu taga, et panna enda keha uskuma, et tegelikult kõik on võimalik. Ja sa tead, esimene samm on see, et on risk püssi tõusta. Ja siis tuleb järgmine samm ja siis tuleb järgmine samm. Lihtsalt tihti ongi see, et see inimene, kes siis ei ole seda esimest sammu teinud, tegelikult seda on hästi hea võrrelda, seda võib muudesse valdkondadesse täpselt samamoodi üle kanda. Meie võime sellest spordi või trenni tegemise kontekstist rääkida, aga see kõik on sama, kui sa võtad mingi muu projekti ette. Ennem kui sa saad sellega alustada, me oleme nii palju rääkinud inimestega, kes siis 5 aastat planeerivad trenni minekut. Ja tegelikult see ongi nii pikk protsess nende jaoks, et nad peavad selle läbi kaaluma, sest et kõigepealt nad analüüsivad nii, kuhu ma siis esiteks, millisesse klubisse, kuhu ma siis lähen, millise riietusega. Nii, kui ma siis panen selle, kuhu ma auto pargin? Kui ma nüüd auto pargin, ei tea, mis siis seal saab, mille juurde ma lähen. Ei tea, kas ma väsin seal ja neid mõtteid on lihtsalt ongi nii palju, et ta lähebki 5, 6, 7 aastat. Aga inimene, kes on seal 1 korra läbi teinud või 2 korda, järjest neid mõtteid jääb tal vähemaks. Ta juba enam ei mõtle, et millised tossud või kas ma üldse tahan. Ta juba nagu automaatselt teeb need mingid sammud ära. Ja tõenäoliselt ta ei jäta ka endal sellist nagu varianti kaaluda üldse, kas ma lähen või mitte, sest see muutub automaatseks. Et kui me sõidame ka esimest korda autoga, siis me ju siin on liiklusmärk, pidur, gaas, on ju. Aga lõpuks sa sõidad automaatselt, sa ei saa igat puulehte või sul on mingid asjad, sa juba tead, kus mis on, loomulikult sa keskendud, aga sama trenniga. Et sa kõiki need mõttemustreid läbi ei tee enam, et sa 100 korda mõtled, kuidas trenni minna. Ja siis tuleb välja, et tegelikult lihtsalt diivani pealt püssi tõusma, tossud jalga ja lähen. Vaata, see on hästi hea tegelikult Egle, mis sa välja tõid, et need on kõik need lood, mis meie peas krutivad ja need on tegelikult vabandused, miks mitte teha, mõtleb, ma ei saa autot parkida, ei, vaat sinna ma ei saa trenni minna. Ehk, et nii hea tehnika tõesti ongi ka ju see, et need lood ära taibata, mis peas on, et sa teed nii palju häid variante välja, kirjutada need kas või siis paberi peale ja otsida seal faktid, mis on need päris takistused ja hakata neid ületama. Ja tead, sinna asja veel, et kõigi nende asjadega on niimoodi, et kui ma tegelikult tean, miks ma seda teen, iga asja puhul niimoodi, ka selle kaalulangetuse või vormi saamise puhul on tegelikult hästi oluline mitte mõelda, et ma tahan alla võtta 15 kilo ja siis see sinna jääb. Keegi ei taha millegist ilma jääda, isegi mitte kilodest. Aga kui ma mõtlen, mis on see laiem, miks ma seda teen tööalaselt samamoodi, mida see toob mu elu kaasa, kõik need asjad, mida ta tegelikult mul mõjutab, kõik need võib-olla need kurbushetked mul jäävad ära või need raskustunded, stressiseisund on ju, kõik see jääb ära ja kui ma suudan need ilusad asjad sinna paberi peale kirja panna, mida ta tegelikult mulle kaasa toob, siis ma juba olen kindel, et ma tean, et nii kaua, kui ma ise ka ei tea, mis ma tahan, siis iga nagu nüanss, mida keegi ütleb, ära mine, mis sa teed, see on juba hea vabandus. Kuule, tema ka ütles, et ära mine või vihma ka sajab. Nüüd paistab päike, nüüd ma ei lähe selle pärast. Koer on väsinud, et ta ei saa jälle välja minna. Aga tegelikult sellepärast, et ma ei ole endaks ära otsustanud, et mida see kaasa toob ja mis see minu jaoks on. Olgu see trenni minek või mingi muu asi.
aga nii kaua, kui ma ei tea, miks ma seda teen, siis ma tegelikult lasen ennast nagu igast asjast, mis tuleb. Ma tegelikult otsin seda vabandust, mul on isegi hea meel, et ma ei tea, spordiklubi pannakse varem kinni, et just nagu oleks tahtnud sellel ajal minna, et ei läinud. Väga hea, aga tead, ma jõudsime küll nagu selle otsuse langetamise juurde, aga siiski ma tuleks nagu korraks nagu ühe sammu tagasi, et sina, ma tean, hakkasid põhimõtteliselt püüdma ühte niisugust nagu väga vinget iseenda jaoks sellist unistust, mis tundus ühelt poolt nagu täiesti ebareaalne, nagu esmalt ühelt poolt natuke sinu enda jaoks, aga sa teadsid, et sa saad hakkama ja ka teiste jaoks. Ehk et missuguste nagu hirmude või uskumustega või kuidas sa sellest nagu hirmust ja uskumusest nagu üle said, et sa said aru tegelikult, et jess, ma saan hakkama sellega, et mis sa tegid nende hirmude ja uskumuste peast nagu leevendamiseks, sest ma ütleks selle kohta, et kõik unistavad, aga vähesed hakkavad unistuste poole liikuma. Ja see ongi see, et kõik ütlevad, et all it takes is a dream, aga tegelikult on see tegutsemises, on see põhivõti, et minul oli ka hästi palju sellist asja, et kuna minu unistus oli, ütleme, tol ajal oli hästi imelik unistus, võib-olla kindlasti ka sellel ajal võib-olla praegu, et meil on ju kõigil erinevad unistused, siis see oli nagu, see on nagu see päris töö või päris valdkond ja neid arvamuse avaldajaid oli hästi palju. Ma tagantjärgi mõtlen, et aga täna ei avalda mitte keegi arvamusi, tõenäoliselt sellepärast, et mina ise tean, mis ma teen. Ja küll neid arvamuse avaldajaid küll on, aga see ei jõua lihtsalt minuni. Et nii kaua, kui ma alguses olin siis ise ka nii-öelda otsival seisukohal ja võib-olla otsisingi seda põhjendust, vaata, et võib-olla ka keegi teine ütles ka, et võib-olla ma seda ei peaks tegema, et äkki jääks ka nagu saaks energiat aega kokku hoida. Siis ma tunnen, et nii kaua tegelikult oligi hästi palju inimesi, kes avaldasid oma arvamust selle kohta. Ja siin inimesi on hästi palju erinevaid, et millegipärast mina olen sündinud sellise mässumeelsena, et ma vanemad siiamaani arvavad, et ma olen kõik oma otsused teinud vastupidiselt, mida nemad on lihtsalt soovinud. Ja kui nemad oleks arvanud, et minust võiks saada treener, et küll ma oleks siis juristiks ikka tegelikult hakanud. Ja ega ma lõpuni välja ei tea, kas see nii on või mitte. Ma ise olen sellele palju mõelnud, et neil võib õigus olla muidugi iseenesest. Aga see oli see, mis mind nagu edasi viis, et ma nägin kuskil, et teistmoodi on võimalik ja soovist tõestada. Ma ikkagi nagu otsisin seda viisi, kuidas edasi minna ja mind oma otsustes, kui minul on vaja näiteks, ma siiamaani, ma olen ise treener olnud 12 aastat, küll alguses tantsutreener aastaid, aga ma lasen endale teha treeningkavad teisel inimesel ja võistlusettevalmistusel alati. Ja ma konsulteerin alati ka toitumise osas. Kui ma võistlen, mul on oma treener, isegi 2 treenerit, jõutreener, võistlusettevalmistus, selleks, et oleks inimene, kes näeks mind natuke teistmoodi. Ja kui ma olen neid inimesi oma tiimi või endale nõu andma valinud, siis ma vaatan, kas see inimene selles valdkonnas on see, kes mulle peaks täna nõu andma. Ja kui nii-öelda eelnevalt, et kui minu juurde tuli inimene, kes avaldas arvamust selle kohta, mida mina peaksin tegema, kusjuures hästi naljakas, mu lähedased lapsepõlvesõbrannad, kes on siiamaani, mul on nii lähedased, kellega me hakkasime koos lasteaiast saadik, sõimest saadik kuni keskkooli lõpuni. Nad ei ole mitte keegi, mitte kunagi näiteks avaldanud negatiivset arvamust. Mitte ühegi, pigem hästi toetav, meil on hästi aru, et see on hästi huvitav, aga küll aga kõik inimesed teised, kes siis ei tundnud, selle üle ma olen palju mõelnud, avaldasid oma arvamust. Ja mina olen alati niimoodi mõelnud, kui ma seda inimest vaatan, siis ma mõtlen, et jah, aga kas sina selles vallas, millest sa minule tuled täna nõu andma, kas sina oled selle valla tipp või kas või oma valdkonna tipp, võib-olla oled või kas, ja ma hakkan niimoodi analüüsima, mõtlen, et ja kui kui mu vastus on ei, siis ma seda nõuannet nii tõe pähe ei võta. Vähemalt ma näen, et ma igal juhul ei saa seda päris üks-ühele igal juhul nagu enda ellu üle kanda. Et nii nagu mõned inimesed, ma ei tea, küsivad siis toitumisalast nõu võib-olla, ma ei tea, ma ei siis ütle kellegi, kes üldse ei ole selle valdkonna inimene ja pigem pärast on see tulemus, ei ole võib-olla siis täpselt see, et minu puhul ka alati ma mõtlen, kas see inimene on selles valdkonnas see tipp ja et tema annaks mulle seda nõu, mida minul täna on vaja. Ja kui vastus on ei, siis nii ma olen kogu aeg mõelnud
otsin. Ma otsin selle valdkonna tippu ja siis ma ikkagi mõtlen, et jah, et aga alati on aga, et tead kahte ühesugust inimest olemas ei ole ja mitte keegi ei tea, mida sina suudad teha, ainult sina ise tead tegelikult ja seda ka ainult nii, et sa hakkad lihtsalt tegema. Mitte kellegi ei ole sul vastused olemas ja seda ma nagu olen eluelus õppinud. Tegelikult ei saa mitte keegi sulle nõu anda. Ise saad anda, ise saad tegutseda, saad ise eksida läbi selle õppida. Mitte keegi ei tea seda. Minu sa teid nii hea tahu juurde, et kõige tähtsam inimene iseenda jaoks oledki sina ise. Sina tead, mida sina vajad, mida sinu vaimne tervis vajab, mida sinu füüsis vajab. Ehk et kas me võime siin sellest tegelikult aru saada, et üks hea nõuandja võib-olla on see inimene, kes küsib neid õigeid küsimusi, paneb sind võib-olla mõtlema ja leidma enda seest neid õigeid ressursse ülesse, mitte ei jaga siis soovitusi, kuidas sa pead midagi tegema. See ongi täiesti õige, et sina ise pead need vastused enda sees leidma ja kõige tähtsam ongi see vastutus ise endale võtta. Et jälle näide vormigruppide pealt, et meil on eelmine aasta, see aasta, 2020, see ei ole veel läbi, et oli vormigruppides, kuigi oli koroona, vahepeal oli lockdown, lugesin kokku, meil oli kuskil natuke alla 220 vormigrupis osaleja erinevates ja ma alati ütlen, et kui nad saavutavad edu, siis oi, et aitäh sulle, et suured tänud sulle, siis ma mõtlen, et mille ees? Mina ei ole sinu eest sinu trenne ära teinud. Mina ei valinud need tervislikke toite, mina ei hakanud 8 tundi magama. Selles mõttes mina teen seda niikuinii. Aga see, kui mina seda teen, ega seda, et teie ise olete selle vastutuse võtnud ja see ongi inimese puhul kõige olulisem, et ta sellest aru saab. Et me tegelikult ei saa anda vastutust teisele. Me tahame seda teha, ega mul on see teistes valdkondades ikka. See käib aeg-ajalt sees, eriti siis, kui ma päris täpselt ei tea, mis ma tahan. Ja siis mulle nagu meeldiks justku, et selle võiks nüüd keegi teine nüüd minu eest ära otsustada, siis mul oleks hea vabandus olemas, sellepärast, et võib-olla teksib ja siis ma saan öelda, et tema pärast, vaata. Aga tegelikult ma pean igas asjast selle vastutuse ise võtma. Sa ütlesid õieti. Tegelikult ainult mina pean nagu selle sisekõnega selle vastuse saama ja õiget valet ei ole, on ainult õppetunnid, aga me kardame neid õppetunde, mis ei lähe täpselt nii, nagu me oleme alguses mõelnud, et võiksid minna. Aga mis sa, Egle, kui sa nagu täpselt, vaata, tekib ikka neid selliseid segasid olukordi ja kus sa ühelt poolt nagu ei tea, kas minna paremale poole või vasakule poole või mis see võiks nagu õige olla, et kuidas sa leiad selle nagu õige vastuse iseenda seest üles? On sul mingi hea metoodika või mingi põhimõte või mingisugune nipp või nõks meile jagada siin selle koha pealt, sest mina märkan ühelt poolt, et mõtteid on palju, aga selle õige suuna leidmine võtab nagu aega kuidagi moodi. Või siis on see kahtlus siis appikene, kas see oli ka õige otsus? Kuidas sina käitud sellel hetkel? Ja ma arvan, et naised on selle koha peal totaalselt head ülemõtlejad. See on sama see 5 aastat, et vaadatakse, et võib-olla hoone ehitatakse 5 aasta kümber, eks, et tuleb kiiremini neid mingisuguse trikke nippe iseendaga teha. Kuidas sa teed? Mis sinu põhimõtted on? Aga mingid asjad võivadki võtta aega. Selles mõttes, et minul on mingid otsused käivad hästi kiirelt ja need on need otsused, mis ma nagu tunnen, et peavadki kiirelt käima. Aga mingid asjad ma jätan, üldiselt ma otsustan hästi, ma olen selline inimene, lihtsalt mul on enamik asjad on mustvalged. Lihtsalt on mustvalged, et halli pole. Aga mingite asjadega ma tunnen ka, et ma ei tea, mida teha ja siis ma tegelikult üldiselt lasengi neil olla. Ja see vastus tuleb ise, sest ma võin küsida seda vastust enda seest ühte ja teistpidi ja mul seda vastust ei ole. Ma ütlen, et kõige parem indikaator tegelikult naistel, meestel võib-olla ka, ma ise räägin naiste eest, ma teen lihtsalt nii palju naistega rohkem tööd, et tegelikult naistel on see ülihea sisetunne. Ja kui sa seda ei ole kuhugi matnud, seda sisetunnet, nii et nagu sul on tõesti võimalik. Tegelikult sisetunne ütleb sulle ära, mis on õige, mis on vale, mida ma peaksin tegema. Aga siis hakkab see kahekõne. Oota, aga mis siis? Ja mis siis? Et tegelikult sisetunne ütleb ära suhted, head suhted, õiged otsused. Ja ma ütlegi, et kõiki asju peab nagu sekundi pealt otsustama. Et sa mingitel asjadel võidki nagu lasta olla ja sulle tuleb nagu see õige vastus. Kui ma olen kahe vahel ja ma pean otsustama, tegelikult üldiselt ma tean seda vastust, aga teinekord sa oled ikka kahe vahel. Ma teen nimekirja. Mul on lihtsalt paberileht
ühele poole, mis see mulle toob kaasa, mis on see positiivne, ükskõik mis pähe tuleb, täiesti brainstorming ja siis ma panen, aga mis siis saab, kui ma seda ei tee või kui ma failin või kui ma seda teen, aga see ei lähe nii nagu läheb, et see hirmu pool ka ja siis ma avastan, et ega nagu muga mitte midagi hullu ka ei juhtu, kui ma selle, ma ei tea, selle projekti siis vastu võtan ja see ei lähe nii, nagu ma tahan. Et ma vaatan, et noh, et see lõppvariant, kui see ei lähe nii, nagu ma tahan, ei ole ka nii hull tavaliselt. Et ma peaksin selle siis mitte vastu võtma. Aga üldiselt asjade väljakirjutamine aitab ja me arutame hästi palju muidugi abikaasega. Et täitsa ületavad väga head nõuanded ja ta tunneb mind, mul alati ei meeldi see, mis ta nõu annab, aga ma tean, et ta tunneb mind tegelikult hoopis paremini ja teinekord mulle ei meeldi seda kuulata, ega ma talle ei ütle seda, vaata, aga ma täitsa tean, et kui mul tegelikult on vaja mingites asjades, kus ma ei ole, kui ma olen ise ära otsustanud, siis ma küsin nõu niimoodi, et ma tean, millise vastuse ma saan, sest ma niimoodi ma oskan seda hästi presenteerida. Aga kui ma ei tea, siis ma tegelikult proovin objektiivselt seda talle öelda, ta ütleb mulle tavaliselt ühe lausega kohe ära. Ta tunneb mind ja ta on hästi inimeste tund ja ta ütleb mulle nagu enda variandi, aga tavaliselt siis mul on endal üldiselt ka juba otsustatud nagu. Siis mulle meeldib, ma juba lihtsalt otsin seda kinnitust, et ma tean, et ta vastab niikuinii nagu sobib. No võt. Välja kirjutada. Ja mitte kõiki asja ei ole vaja forsseerida, sa nagu mõned asjad tulevadki, eriti sellel aastal me oleme näinud. Sa võid ju planeerida, kuidas sa planeerid ja mõelda, kuidas sa maailm läheb ikka nii, nagu ta läheb. Aga siit jõuame tegelikult ühe hästi huvitava kohani, et just, et selle planeerimise suhtes, et sa planeerid ära ja siis läheb untsu või siis keegi teine tegelikult sinust sõltumatu jõud teeb sinu eest otsuse sisuliselt ära, kas sa midagi saad teha või ei saa teha. Kui toimub selline motivatsiooni languse või pettumuse moment, kuidas sa sellega toime tuled, mida sa teed? No mina elan läbi selles mõttes, et ma olen selline huvitav. Et ma olen selles mõttes Eikile öelnud, et ma olen selline huvitav ka näiteks sportlasena fitnessis. Ma ütlesin talle, et tead, mulle ei meeldi kaotada, aga kohati meeldib ka. Sest see tunne on nii vastik, et kohati mulle meeldib ka see emotsioon. Mulle ei meeldi sellel hetkel, see on õudne. Ja see on nagu, ja kõige õudsem on see siis, kui see on sinu enda pea tõttu, sa tead, et sa oled planeerimisest teinudki, see on kõige vastikum. Nagu, et kui sa oledki teinud mingid asjad ja jätnud tegemata 2 silma vahele, mis iganes nüansid need seal on, see on kõige halvem, kui sa oled ise selles süüdi ka veel. Ja see on vastik tunne. Aga siis see, mis sellele järgneb, on see, et sa tegelikult sa otsid seda viisi, kuidas seda tunnet enam tagasi ei tule. Ja ma arvan, et see ongi kõige olulisem mõelda, et kui see emotsioon tuleb või see tagasilöök tuleb, motivatsiooni, kerge langus minust, see on täiesti tavapärane. Et mina üldsegi ma ei ootagi, et ma oleks iga päev üldse motiveeritud. Mul on lihtsalt eesmärk, mille poole ma liigun, et kui ma ärkaks üles ja mõtleks, kas ma olen täna motiveeritud trenni tegema või teist, ma ei tea, ma arvan, ei jõuakski kuhugi. Võiks sinna kohvitassi taha jääda, et mul on konkreetne plaan päevaks ja ma lihtsalt nagu üritan suure nautinguga seda elu viia. Aga minu enda kogemus ütleb, et minu kõige suurematest kaotustest, ma ei ütle spordis, vaid ka muudes asjades, tagasilöökides, mis ma sellel hetkel näen tagasilöögid, need on õudselt vastikud, nagu on sündinud kõige paremad projektid. Ma sellel hetkel ei saa sellest aru ja mitte keegi ei suuda mulle seda selgeks teha, et see oli väga tore, et seal kaotsid, see niimoodi läks, et ma läksin profilavale, suured lepingud on 3 päeva enne seda pimesoole operatsioon. Meil on suured rahalised lepingud taga. Sa oled valmistunud üle poole aasta nagu vaimselt, füüsiliselt. Ma juba pimesoole operatsioon, ma küsin järgmisena, kuulge, kas lennuki peale minna või sa oled hoopis teises konditsioonis, sa ei suuda endale nagu tunnistada, et nüüd on nagu, aga ja jah, see oli väga, näiteks üks tagasilöök peale seda 6 aega hiljem võitsime võistluse, millelt ma võtsin oma kõige suurema saavutuse. Aga seda ainult tänu sellele. Ma see hetk ei saanud teha seda, mida ma pidin tegema. Vahetasin treenerit, meetodit,
selline näide siia vahele. Aga see on muudes valdkondades täpselt samamoodi olnud, et see on jube halb, kui asjad ei lähe nii, nagu sa oled planeerinud, aga ka see selle aasta esimene koroonalaine on tegelikult tol hetkel ei tundunud üldse selline, aga on toonud väga palju nagu positiivseid muudatusi või siis üritame kõiki neid asju nii näha, nagu me tahame. Ja mina saan ka öelda selle kohta, et igasugune see madal seis või see asi, kus sul asi ei lähe täpselt nii, nagu sina tahaksid või siis tekib mingisugune konflikt või mingisugune lahkheli, siis ma alati olen ka mõelnud, et issake, et kuidas see võimalik, et minuga selline asi üldse juhtus või miks see nagu vajalik on. Aga ma olen nagu nii palju ka ise õppinud selle muutuste protsessi nagu jooksul, et igasugune halb asi on, see on see vana klišeelik tsiteet, on millekski hea, aga siiski sealt on alati mingisugune uus uks avanemas. Ehk et see ongi selline nagu muutuste protsess ja muutused on väga ebameeldivad alguses. Ehk et inimesed katkestavad oma eesmärgi poole liikumise, sest vahepeal on lihtsalt see kukud auku põhimõtteliselt ja kohtud nende ükssarvikutega, kes tahavad sind kõik ühelt poolt nagu tee pealt eemale puksida, ja panevad sinu selle suure soovi nagu proovile, mina olen niimoodi tähele pannud. Ja. Mulle tundub ka vaata äge, mis sa teed selle motivatsiooni osa välja, et nii tore, et tegelikult motivatsiooni kui sellist asja ka minu mõistes ei ole olemas. Just, et see motivatsioon on justkui nagu väljaspoolt, et tegelikult alati, mis sa teed just hästi toredalt välja, ongi see sisemine suur põlemine, midagi ära teha. Et isegi kui mul on operatsioon, ma küsin, kas ma saan lennuki peale, mõni teine inimene ütleks, et mu motivatsioon on langenud, mu enesetunne on nii halb, ma ei taha sinna minna. Et kui tihti tõesti seda motivatsiooni pigem väljaspoolt otsitakse selle asemel, et vaadata enda sisse, et miks ma seda tõesti teen. Ja muidugi antud näiteks tõenäoliselt ma olin ravimite mõju all veel, ma olen selle peale palju mõelnud, et ma lihtsalt ei saanud aru, kus ma veel olen. Aga ja, et ma sellest, sportlasena olen sellest nagu väga hästi aru saanud, et me ei küsi nagu seda, et kas meile niikuinii meeldib see, mis me teeme. Me oleme selle eesmärgi võtnud ja siis sa ei hakka küsima enda, et kas mulle iga see nüanss meeldib nüüd siin, et kas mulle nüüd need toodud meeldib, see kell jalga panna. Et selles mõttes sa mõtled välja selle lõppeesmärgi, sa tahad seda saavutada ja siis need pisidetaile, mis seal vahel on, need on lihtsalt ühed vahendid sinu eesmärgi saavutamiseks. Sa hakka küsima iga päev üle, et kas mulle see teine või kolmas asi meeldib. Sulle meeldib see lõppeesmärk. Kõige halvem asi minu jaoks on mitte saavutada lõppeesmärki. Et ma vähemalt omalt poolt pean kõik ära tegema, et sinna liikuda ja ma ei hakka mõtlema, et ma pean olema iga päev kargama voodist välja, et olema täis. Jah, et tegelikult on mul eesmärk ja ma ikkagi nagu naudin seda, aga ma võib-olla siis ei küsi ka hommik, et Egle, et kas sa täna hommikul oled motiveeritud näiteks trenni minema või sa tahaksid midagi muud teha? Kas sa tahaksid, mida võib-olla ma võiksin rohkem teha tegelikult muidugi. Ma võtan ka selleks rohkem aega, aga mu mõte oli tõesti see, et ma ei otsi seda motivatsiooni kuskilt, et see nüüd peab mulle kuhugi tulema, et pigem läbi nende tegevuste, mida ma olen nagu valinud ja ükskõik, mis valdkonna sa valid või ükskõik, mis projekti sa valid, seal tõenäoliselt on igas asjas teekonnal on asju, mida sa võib-olla nagu võrdselt ei naudi. On asju, mida sa naudid rohkem, on asju, mida sa naudid vähem, et ongi hea, et siis need asju, mis sulle meeldib rohkem teha, need on selle jaoks lihtsalt vajalikud. Aga vaata, kui palju tehakse ka erinevad motivatsioonikoolitusi meeskondadele, et kuidas siis õpetad inimesi motiveerima. Et kuidas sulle see tundub, et kui jälle kutsutakse üks motiveerimiskoolitaja või ise minna kuskile motivatsioonikoolitusele, siis neid ikkagi päris palju tehakse. Et kuidas sina seda näed, et kas asi toimib selliselt? Mina olen käinud väga paljudel koolitustel, mille tulemusel ma olen väga motiveeritud tegema mingeid samme, ja ma ise nimetan need ka motivatsioonikoolitusteks, kuigi nad vist ei ole niimoodi päris reklaamitud. Pigem on tegemist siis seminaride koolitustega, kus siis võib-olla mingid kas siis teatud konkreetset valdkonda või erinevaid valdkondi
aidatakse nagu nii-öelda läbi mõelda, analüüsida, sul võib-olla täpsemini eesmärke seada, mis läbi, kui sa selle eesmärgi enda jaoks juba sead, siis sa oledki rohkem valmis selle poole liikuma. Et ma ei tea jah, millist motivatsioonikoolitust sa täpselt, mis sa selle all mõtled, et olen osalenud Anthony Robbinsi koolitusel, et ma nimetan seda tegelikult ka motivatsioonikoolituseks, aga need valdkonnad, mida seal puudutati, on palju-palju rohkem muu kui filosofeerida lihtsalt selle üle, kuidas mingeid samme teha ja no sa toodki siin täpselt selle õige asja välja, et sa lähed ise sinna koolitusele, sa ise protsessid enda sees, sa leiad ise enda sees tegelikult need vastused, need ressursid, samas ka leiad need takistused, mida sa pead ületama ja mõnikord siis näiteks ettevõtte puhul, kus siis lähebki juhtkoolitusele, kuidas motiveerida enda inimesi, et see ei ole ju küll sellised nii tulemuslikke, et tõesti ongi hästi hea, et sa just jagasid seda aspekti, et ise tuleb see läbi teha, iseendasse vaadata, iseendast leida need aspektid. Teist inimest jah, nagu selles suhtes väljaspoolt motiveerida on jõuga väga keeruline. Et nii, et treenerina me seda hommikust selles mõttes, et aastat ikka üritame teha, aga jah, tegelikult see inimene ikkagi, kui ta motiveeritud ei ole enda sees, mis enda tegelikku eesmärk ise ei leia, siis ükski treener, ma vähemalt ei ole nagu kohanud, et seda jõuga nagu kellelegi sisse ei saa panna jah, et kõik need otsused ja see energia ja see tuleb enda seest üles leida. Aga mis ma siit ka kinni püüdsin, mis sa ise väga hästi ütlesid, et igasugusteks sellisteks nagu muutusteks ja arenguetappideks sina on alati nagu kaasanud oma valdkonna professionaalid, et sa saad treeningkava teha, keegi, kes sind mentordab, keegi, kes sind coachib, on ju. Ehk nagu ma aru saan, et üksi ühtegi kuldmedalit ei võideta, eks ole. On sinu mõttes, et tuleb alati leida endale sellele teekonnale parimad professionaalid, kes aitavad sul seda eesmärki saavutada. Kas ma olen õieti aru saanud sinu mõttest? Jaa, tead, ja see on hästi õige. Sa tegelikult oled nende inimeste tulem ka, kellega sa veedad suurem osa oma ajast. Mis mul hullult mu töö meeldib, sest mul on lihtsalt nii ägedad inimesed, keda ma saan treenida. Aga vaat nii see on, et kui ma toon selle vormi, ütleme ka kaalulangetuse keskkonda, mida ma näen, on see, et inimestel, kes tahavad seda üksi teha ja vaatavad enda ümber olevad inimesi, on nende valikuid, nende harjumusi. Ja kui need ei ole päris need, mida nad ideaalina näevad, mis siis toetab seda tervislikku eluviisi, nad ei tee trenni, võib-olla toitumisvalikud ei ole nagu nii head, siis selle üksiku inimese teekond saab olemagi mitte nii lihtne üldse. See saabki raske olema, sellepärast, et sina oled see esimene hull, kes siis hakkab juurikaid sööma, loobub, miks sa seda ei võta või toda ei võta või see on imelik, mis sa trenni lähed. Ole normaalne, et ta kuuleb seda nii palju ja tegelikult ütleme nii, et tal on niigi raske, sellepärast, et ta ongi võtnud, sa oled aastaid ühtemoodi elanud. Ja selleks, et nüüd muutust teha, sa juba pead hakkama mingeid oma käitumismustreid muutma. Ja siis on need inimesed, kes sind on tegelikult, nad ongi su lähedased inimesed. Ja nemad hakkavad halvustama. Sa ei taha tegelikult teistsugune olla, sa tahad neile meeldida, saad nendega hästi läbi saada. Ja teiseks on see, et see teekond, see muutus, see teekond ei ole kõige lihtsam. Ja sa ise otsid ka vabandust, et sa võid, tegelikult ju, nemad ütlesid ka. Ja siis hakkab see pihta, et see on hästi õige ja mina ütlen, miks mu kaalugruppides, vormigruppides siis teevad inimesed kõige paremat tulemust, sest seal on teised samasugused hullud juures. Et vähemalt sul on üks grupp inimesi ja ma ei ütle, et sa pead selle füüsiliselt selle grupi kokku saama, aga on kinnised grupid, kus sa saad suhelda ja sa näed, et see on tegelikult normaalne nagu teha sellised valikuid ja järjest normaalsemana sul hakkab ja need naised tahavad omavahel läbi saada, sest kogu aeg tekivad sellised suuremad ja suuremad seltskonnad, nad saavad omavahel pärast väga-väga hästi läbi tihti lugu. Ma ei ütle, et see peab olema omaette eesmärk, et sa pead sõbrannad leidma, aga lihtsalt sul tekib vähemalt mingi grupp inimesi, kes sind toetab sellel teel. Ja mina leian, et ka teistes valdkondades on tegelikult samamoodi. Kui sa tahad midagi saavutada, siis vaata, kas need inimesed, kes su ümber on,
kas sa täna seda toetavad ja ma ei ütle, et sa pead vahetama välja nad, aga vähemalt otsi endale inimesi ümber, mis sa tahad teha või siis proovi oma sõbranna või mees. Tegelikult vormigrupis, mis juhtub, mul just oli kliendiga eile trenn ja ta ütles, et tegelikult ta tahaks pausi, ta tunneb, et ta tead, ei viitsi tulla, aga ta ei saa, mees läheb laisaks. Sellepärast, et tema käib trennis ja kui ta ei käi, siis ei käi mees ka. Et noh, aga hästi tihti mul vormigrupis on see, et naine tuleb, pärast kõik on vormis. Mees tuleb järgi. Tuleb mees, tulevad lapsed. Vaata, mis roll naisel on ühel naisel. Kogu pere on tegelikult tema õlul, aga tegelikult on, et sa motiveerid nagu ka teisi inimestega. Aga jah, aga kui see keskkond sind ei toeta, need inimesed sind ei toeta, lihtne tagasi libiseda, sest et sa tegelikult nagu on, sul on hetki, kus sa tahad, su motivatsioon, see motivatsioon, sisemine drive kõigub, see on meil normaalne ja siis on väga hea käest kätte võtta inimene, kes just ütleb ka, et kuule, lõpeta ära ja siis on tihti see, et tead, inimesed ju panevad endale sellised, et kui nad nüüd siis ühe enda arust eksimuse teevad, siis on ju vahet ei ole. Siis võib kõik käega lüüa. Et kõik see teekond, mis sa oled teinud, et sa oled otsustanud, et sa liigud ja kõik need head asjad, mis sa oled endaks käinud, need naised on hästi karmid endaga. Siis nad mõtlevad, et kõigel sellel pole ka üldse rolli. Et seda me nagu tihtilugu, ma arvan, et see on eestlastele omane, et me ei oska nagu väärtustada neid samme, mis me teeme ja siis on ka lihtne tagasi libiseda ja eriti, kui keegi veel kõrvalt seda nii-öelda ergutab ja ütleb, et vaat nii. Ehk, et kui naisterahvas, kes meid täna kuulab, ühelt poolt tahaks luua mingisuguses eluvaldkonnas muutust, siis oleks väga hea leida endale see kaasteeline, kellel on ka mingisugune julge muutus nii-öelda nagu väljakutseks, et seda koos teha. Et sul ei ole neid selliseid teisi inimesi, kes on ühelt poolt mugavustsoonis natuke ja turvalises keskkonnas ei taha, et seal nagu koos seda teha nii-öelda on ilmselt lihtsam. Ja meil on tulnud ka vormigruppi niimoodi, et oli ema, tütar, tädi, tütar näiteks, kõik tulid kolmekesi. On ka näiteid, kus tuleb üks naine ja räägib, et tead, hull lugu, aga kolleegid nii õudselt halvustavad, toovad kringlit, et tõesti on raske või siis sa ei olegi alla võtnud. Ma räägin, aga kas sa pead üldse alla võtma? Sa teed enda jaoks õiget valikut, sa üritad rääkida, see naine nii stressis. Siis muidugi teeb ta oma elus selles mõttes teebki palju tervislikumat valikut ja tunneb ennast hästi. Järgmine vormiprogramm, 3-4 kolleegi. Kõik on platsis, need samad, kes kringlit pakkusid, et see on hästi naljakas. Aga see on sul õige point, et muidugi lihtsam oleks teha, kui sul kohe on keegi olemas, kellega seda teekonda jagada, kellega sa saad neid mõtteid vahetada ja see toimibki, mis ma näen, et grupis toimib, et sa näed, et sa oled ühenduses, üks läheb trenni, postitab pildi, sa tegelikult mõtlesid juba, et ei tea, kas ta ja juba sa mõtled, aga tema läks. Mina lähen ka. No nii on, et see inspiratsioon töötab ime hästi selle koha pealt, jah. Või isegi vaata. Ja me oleme sotsiaalsed olemused ja vajame seda. Jah, et ma ise näiteks olen enda puhul seda liikumist hästi palju selliselt ka märganud, et kui ma leian kas või näiteks selle ühe tegevuse jaoks selle ühe sõbranna, selle ühe sõbra, kellega ma lepin tegelikult kokku mingisuguse eesmärgi, me lepimegi kokku, et me üksteist toetame, kui üks just hakkab ära libisema, siis teine ütleb, et aga meil on ju kokkulepe, et tõesti, et see kas või see üks paariline, et isegi ei pea olema suur grupp, et võib tekkida see hirm, et kus ma selle suure grupi leian või siis hästi teadlikult minnagi kuskile sellisesse treeninggruppi, et see tõesti need inimesed saad enda ümber lihtsamini, et sa ei pea ise otsima seda inimest. Ja. Mina olen tähele pannud ka, et kui räägidki inimestega vahel ka eesmärkidest ja tegevustest ja siis inimesed, kellel pole eesmärke, siis see on kuidagi hästi automaatne, et hakatakse kohe alla tõmbama, et milleks mul on niigi hästi, milleks mul on mingid eesmärgid või mingi uued nagu asjad, et nii mõnus on olla, on ju. Ja siis tekib ikka tunne, et kas ikka peaks, on ju. Aga Egle, ma tean ka, et kui inimesed muutuvad ükskõik missuguses eluvaldkonnas ja muutusega tuleb alati kaasa kasvamine, et see kriitika teema korraks meil käis ka läbi juba, et ütle mulle ausalt, et sul on ka päris palju nagu öeldud kriitiliselt erinevate situatsioonide kohta, et kuidas on kõige parem sellele vastu hakata ja kuidas sa sellest ise nagu
nagu läbi elab või sul on tõesti tänaseks juba ükskõik kõigist nagu kommentaaridest, et Kindlasti mitte. Ka ma tean selle kohta. Sul on üks väga hea soovitus ka selle kohta, et kuidas see kriitikat nagu eemaldab. Tegelikult on muidugi ongi see, me natuke puudutasime seda, et kas see inimene, kes sind kritiseerib, et kas tema on täna seal, kus ta tegelikult võiks kus tema elu maksimumpotentsiaal on ja sellel positsioonil, et ta peaks üldse sind kritiseerima. See on üks asi. Ja teine on muidugi see, et mina ise panen tähele, et kui minu enda nagu keskne ei ole paigas, et ma olen rohkem stressis, mul on palju asju või ma olen magamata, siis nendel hetkedel ma kuidagi justkui tunnen, et nüüd nagu tuleb ja ma nagu näen seda, just siis nagu tuleb seda kriitikat, aga muidu ma ei märka seda, et mina olen pannud tähele, et kui mina ei tea, mida mina teen, sest kui ma tean, et ma teen, siis kuidagi ma isegi ei saa aru, see kuidagi lendab must mööda või ta ei jõua minuni või ma ei kuule, ma mõtlen, äkki ma tegutsen nii palju, et ma ei saa aru nagu. Aga siis see hetk, kui mul on need hetked, et ma olen õrnem ja ma olen rohkem stressis ja ma olen ebakindlam mingi situatsiooni tõttu, mis iganes tavaliselt hakkavad ju need asjad lumepallina kuhjuma. Juhtub üks, siis tuleb teine ja siis justkui nii, justkui naa ja sa hakkadki kuulama neid ja sa tunned, et sa ainult kogud seda enda sisse. Et stressitase kindlasti väga tugevalt mõjutab seda, mida sina üldse vastu võtad ja mida sa kuuled ja mida sina ise märkad. Sellepärast, et tihtilugu me tegelikult isegi natuke otsime seda mingitel hetkedel, et kas ka naised mingid perioodid kuus väga tihti otsivad, et jääks aga keegi ette mingi kommentaariga ja küll siis nii, et maa tolmab või siis tahadki elada nagu läbi seda, et ta ütles mulle ka nii ja seda võib-olla tahadki mingitel hetkedel seda halba tunnet tunda. Aga üks asi et on kindlasti see, et aga tol hetkel, kui sa oled rohkem stressis ja need asju kuulad, siis sina ei arvata, et sa oled rohkem stressis sellepärast, et sa need asjad mõjutavad sind. Kuigi tegelikult me teame väga hästi, et meid mõjutavad täpselt need asjad, mida me laseme endale mõjutada. Aga seda on hästi hea siis öelda sellel hetkel, kui sa oled ise täiesti tasakaalus. Ja tol hetkel, kui sa ei ole, siis võikski endale lihtsalt teadlikult meelde tuletada, et me elus juhtub täpselt need asjad, mis me laseme juhtuda. Täpselt need sõnad, täpselt neid kommentaare meile tehakse. Et ega inimestel on vaba valik öelda ja kritiseerida, kõik võivad oma arvamust öelda. Aga jah, et meid mõjutavad need asjad, mis me laseme mõjutada, mis me ise justkui natuke otsime ka, vaata. Et see on, et miks ongi ülioluline endale tähelepanu pöörata, endale aega leida, et mina alati toon selle näite, et vaata, kui inimene ostab endale kalli auto, et see on hästi palju see näidet toodud ka Ferrari või millest unistab, Tesla praegu väga populaarne, oletame nahksisuga, siis sa ei mõtle selle peale, et kuidas sellele kuidagi nagu kõige odavamat kütust saaks panna, kontsakingadega võiks käia selle katete peal, vabalt, lapsed võivad hüpata valgete nende nahksisu peal, miks mitte, aga seda me oma kehaga teeme ja oma vaimse poolega. Sest et meie oma keha täpselt samamoodi, meie kõige kallim vara ja see, mis meil ja stressi tekitavad kaks asja kõige rohkem mulle meeldis, mida minu mentor ütles nagu kunagi. See, mis sul suust sisse tuleb, see, mis välja tuleb, need on kõige suuremad stressiallikad. Ja selle me nagu unustame ära ja unustame oma keha ära ja nii kui me selle ära unustame, siis läheb üks suur lumepall liikuma. Kõik need asjad, mis ühiskonnast tulevad, võõrastelt, väljastpoolt, mis ei ole meiega üldse tegelikult seotud, see mõjutab meid väga lihtsalt. Mina olen samamoodi inimene, ma tegelen samamoodi nende asjadega, et kui see hetked tulevad, siis ma tegelikult tean, et nüüd on see hetk, et tegelikult ma pean puhkama. Ma pean endale aja võtma, et ja nii on. Eks on selline hästi teadlik enesekindluse hoidmine stabiilselt, et kui sa märkad, et tõesti on see madal hetk, väsimuse hetk, et sa teadvustad seda ja teisest küljest siis juhul, kui sa lased ennast kaasa viia, et mis on see tagajärg ja tegelikult on ju see, et see kuidagi ei ole kooskõlas sinu eesmärgiga. Ja teiste arvamus ei ole ju sina tegelikult, sul on enda missioon ja
ja enda, ütleme, et noh, tihti on see, et need inimesed, kes teevad neid asju, millest teised võib-olla nagu aru ei saa, et siis tasubki mõelda selle peale, et tegelikult mina olen niimoodi mõelnud, et tegelikult meil kõigil inimestel on mingid sellised soovid ja sellised oskused, mis on ainult talle omased, ükskõik kui imelikult nad teistele inimestele tunduvad. Ja tegelikult nagu ma leian, et meie nagu selline meie missioon või inimeste missioon võikski olla neid rakendada. Et ükskõik, kas see on siis tähendab kellegi nõustamist perealaselt või neid kedagi aidata kuskil, mis iganes kellelgi on see oskus. Ja kui sa seda ise rakendad ja oma missiooni järgi nii-öelda nagu tegutsed, ega siis sulle tegelikult sulle ei lähe korda, mis sellest arvatakse, kui sa ise tead seda. Aga kui sa lähed sellega vastuollu, seda eirad või oma neid vajadusi siis endale aega võtta, trenni teha, kui sa seda eirad, siis sa satudki vastuollu ja kõik, mis tuleb, see sind mõjutab, et autoga sõidust näide, et noh, me ütleme, et meil ei ole aega enda jaoks. Ei ole aega, mul ei ole aega trenni minna, mul ei ole aega tervislikult süüa, mul on aega saiakesi süüa, ma ei tea, kus need aeg tuleb, see aeg tuleb, tervislikult ei ole aega süüa. See on oma, et see on täitsa teine vestlus nüüd. Aga et ei ole aega trenni teha, aga sa autoga sõidad ka niimoodi, et sul ei ole aega nagu kütust tankida või? Ja kui tihti nagu, või kui kaugele sa niimoodi nagu jõuad sellega, et sama on oma keha, sa ei jõua sellega kaugele ja arve esitatakse sulle varem või hiljem. Et noorena või mingis vanuses me võime ohverdada kõik selleks, et teha karjääri, raha ja mingis vanuses on see koht käes, kus sa oled nõus kõik selle ära andma ja rohkem veel, aga sul seda nagu sa enam tagasi aega pöörata ei saa. Et tervist ja head enesetunnet, ega sa neid 10-20 aastat, sa lihtsalt ei saa seda tagasi. Minu arust on nii õige, mis sa räägid, et just, et hästi hea slogan on veel siia, mis minu arvates võtab seda juttu nii toredasti kokku, et sinu keha on nagu sinu äri ja kui sa enda äri eest ei hoolitse, oled sa varsti ärist väljas. Ehk et... Ja mingite valdkondade naisterahvad teevad seda väga hästi, aga noh, see nali naljaks, aga tegelikult see on igal pool niimoodi, sest sa ei saa olla oma maksimumpotentsiaalis, kui su tempel ei ole korras, üks osa sinust ei ole korras, siis ei ole kõik terviklikult korras. Aga Egle, rääkisime siin paljudel põnevatel teemadel, et ma küsin ühe küsimuse veel selle üsna peatselt lõpetuseks, et mida tähendab sinu jaoks edu? Minu jaoks edu tegelikult, ütleme, et kui ma ütlen, et kes on minu jaoks edukas inimene või mis on minu jaoks edu, siis mina tahan seda näha niimoodi, et see ongi nagu tervik erinevatest valdkondadest, kui tihtilugu edu nagu nähakse just kui finantsiliselt või siis mingis mõttes inimese tunnustus, siis ütleme nii, et minu jaoks edukas inimene on siis see, kes iseenda jaoks on edukas. Ja sinna alla kuulub tervist, nii vaimne kui füüsiline, kindlasti head suhted lähedastega. See on nii oluline osa. Me arvan, et pole aastat, kus me nendest kahest asjast pole paremini aru saanud kui see, et tervis ja lähedased suhted on need, mida inimene vajab eluks. Ja siis loomulikult finantsiline nagu pool on ülioluline, mis ilma selleta elada. Aga võib-olla siin tähtsam on isegi leida üles see enda, nagu ma ütlesin, et see enda unikaalsus, et ka tööalaselt teha, ma ei ütle, et see alati peab tööd nagu vahetama, teinekord aitab vormigrupis näha, et see töö on väga fantastiline, sest sina oled teistsugune inimene, aga leida üles see miski, mis sa tegelikult tahad teha ja leida üles see missioon, kas tööalaselt või võib-olla väljaspool tööd, miks mitte hobi korras. Ja et inimene nagu tegelikult tahab ennast väärtustada, tahab ennast selles mõttes hästi tunda ja kui me räägime tööalaselt, mis on edukas, siis me veedame nagu tööd tehes keskmiselt kindlasti 8 tundi ja ülejäänud 4 tundi, mis mina olen tihtilugu me mõtleme selle peale, kuidas me teeme tööd või mis me hakkame tegema tööalaselt. Et ma ütlen, et parem oleks, et see sulle meeldib. Ja väga tore, kui sa saad veel teha mingit sellist valdkonda, kuhu sa saad kaasata esiteks toredad inimesed, aga miks mitte inimese oma perest. Või sa saad seda osa kuidagi nagu jagada.
et ma leian, et selline võiks olla nagu minu jaoks eduka inimese definitsioon, et ta ei pea väga suurelt nagu kuskilt ohverdama. Et jah. Ja ma olen igati nõus, et seda edu võiks nagu inimesed iseenda jaoks, eelkõige naised just defineerida, et sa ei ole siis edukas naisterahvas, kui sul on peres 2 last, millest üks on poeg, teine on tütar, on ju, ja sul on, ma ei tea, abielu ja ma ei tea, mis kõik veel, eks ole, vaid mõeldagi, et näiteks kui me räägime peresuhetest, mis on see edu printsiip näiteks peresuhetes see, kui me räägime karjäärist, mis see sinu jaoks siis on? Nii et võimalikult vähe sellest välisest standardist ja seda nagu edu iseenda jaoks nagu lahti kirjutada ja siis ma arvan, tegelikult on see nii lihtne kinni püüda, jah, et taibata tuleb enda seest, et mitte vaadata võib-olla Instagrami feed'i, mitte vaadata, mida naaber teeb, eks, et sellest ennast lasta defineerida, et pigem jah, vaadata, mida isiklikult nii-öelda see sisemaailm ütleb. Kes sa ise oled? Kes sa oled tegelikult? Ja seda vaatad peeglisse, tegelikult teinekord, väga tihti ongi, aga kes ma siis olen? Täpselt see, kes ma olen. Ja kas me kõik teame, kes me oleme ja mis me võiksime olla, et alustuseks sellest, et jah, et kõik ülejäänud on väline ju. Kui ma ise ennast ei tunne, kus ma üldse tean, mis ma tahan. Meil ei ole selleks aega ju. Me ei jäta seda autot seisma, et seda tankida. Selleks pole aega ja selleks ei ole ju aega. Tegelikult olgem ausad. Selleks ei võeta aega. Ei võeta, jah. Nii et ega Egle ei ole meil niisama ennast väärtustava naise osas raamatus just selle kaalukausi nii-öelda tõstmiseks, just et enda sisemise potentsiaali avastamiseks, enda tugevuste juurde jäämiseks. Et Egle, suur aitäh sulle, et sa kirjutasid enda väga inspireeriva loo sinna, mida naistel on hästi põnev lugeda ja saad ise sealt selline mõnus nii-öelda tuul tiibadesse, et minna kõrgustesse. Mul on üks küsimus sulle, Egle, veel, et sa oled tõesti teinud väga julgeid ja selliseid teistsuguseid samme ja otsuseid ja ühelt poolt tunduks, et mis sul viga, eks ole, et sa oled ju seesugune inimene. Aga sellest loost saab igaüks ise lugeda raamatust, aga siiski, et mis on sinu selline soov või julge samm uueks aastaks, mis tekitab sulle natuke sellist nagu sisemist sellist elevust ja ärevust, et ei tea, kas ma ikkagi olen piisavalt hea, et räägi. No, ma olen seda natukene juba reetnud ka vestluse alguses, et tõesti koostöös siis Fitbodi vormiprojektid ja koostöös siis Confidoga on võimalus vormiprojekte tegelikult teha veelgi suuremalt. Ja kuigi mul oli täpne visioon olemas, kuidas need võiks toimuda ja ma olen oma unistustes ju kogu aeg jõusaali sisustanud ja käinud üle maailma erinevates jõusaalides, siis täna tegelikult natuke ongi seda osaliselt võimalik mul teha ja nüüd ma ei ole enam üldse nagu nii, ühest küljest on see selline väljakutse, et see on isegi nagu hirmutav ausalt öeldes, aga see on hästi põnev väljakutse ja kuna me kanname sama missiooni tegelikult ikkagi, et just inimeste nagu heaolu eest ja tervise eest hoolitseda, siis see meid ühendab ja minu nagu üks osa vormiprojektidest kolib nagu siia Confidosse, et ma usun, et me saame veelgi suuremalt nagu nendega liikuda edasi ja inimeste tervise eest hoolitseda ja selliseid ka vaimse tervise poole nagu rohkem sisse tuua, mis ma leian, et on oluline, aga see ongi selline, mis minus tekitab väga suurt põnevust, et tiim läheb väga palju suuremaks, et seda ma nagu hästi ootan ja need mu päevi praegu täidavad. Rõõm kuulda, et sul on ka selliseid julgeid väljakutsed ikkagi jätkuvalt, et need pole kuidagi otsa saanud või tundub, et sa nagu midagi üldse ei kardaks, eks ole? Ei, ma üldse mitte, Signe, sa tead seda, vaata. Need uued suured väljakutsed, need ikkagi alguses on niimoodi, et alguses nagu tahaks, aga mis siis saab? Mina olen mõelnud, et siis ei saa mitte midagi. Siis saab see, mis peab saama. Mingite väljakutsetega.
Aga sellega ongi tegelikult väga hea, sellise nagu inspireeriva nagu lõpusõnaga on hea nagu lõpetada ühelt poolt. Kas kellelgi on küsimusi? Kõik on kuidagi väga vaikselt niimoodi mõnusalt kuulanud ja keegi pole chati kirjutanud ühtegi küsimust. Kas kellelgi on mõni julge küsimus või võib julged teha ka oma ekraani avatuks ja mikrofoni ka ja küsida või äkki hoopis mõni toetav mõte või mõni hea idee? Nii. Väga põnev, inspireeriv on ja on veel. Aga meie oleme niikuinii ju kogu aeg olemas, kontaktid on olemas. Et jah, et kui tekib veel tead ööuni ei tule, mõtled, et no vaat seda tegelikult oleks tahtnud ikka väga küsida, et siis selle küsimuse teele vastu võib ikka meie poole saata. Absoluutselt. Ja leida ka ägedaid vastuseid tegelikult raamatust. Ja. Nii äge, et aitäh, mina sooviks Fitbodi programmi tulla. Siin on küsimused kohe, Angelina, et ma arvan, et Egle sa siis Confido kaudu saab seda kuidagi teha nii-öelda. Ja Confido lehel on tegelikult üks ühe vormigrupi kohta info juba olemas, aga minu kindlasti leiab minu Instagramis Fitbodi by Eglenabi ja siis Egle Ellernabi Facebookist leiab ka, ma alati postitan infot ja Confido lehel kindlasti. Confidol on uus koduleht iga päev ka veel välja tulemas, et sinna vaikselt lisandub väga palju nagu põnevat vormigruppide lahenduste osas. Igal juhul mulle hästi meeldib see mõte, et mida rohkem me liigume, seda rohkem oleme enesekindlamad, tegelikult saavutame oma neid suuri ja väikseid unistusi. Aga ma taaskord tahaks seda rõhku panna meie tänasele raamatule ka, et tõesti, et ühelt poolt raamatus on üle 30 ägeda naise loo ja on ka peatükid, mis räägivad lahti selle peatüki nagu sisu. Aga ma kutsun tõesti, et raamatut tegelikult on võimalus veel soetada läbi Hooandja, sest et Hooandja kaudu me tahame tõesti kinkida naiste varjupaikadele neid raamatuid, sest et me teame, et seal on olemas naisi, kes täna just takerduvad nendesse teemadesse, millest me oleme rääkinud ja anda nendele sellist mõttejõudu ja värskust ja selles mõttes ka tuge ja teha koolides mõned ägedad inspiratsiooniloengud. Nii et tõesti raamatupoest saab osta küll, aga saab palju kallimalt, aga läbi Hooandja tehes seda, siis on sinu heategu ka kindlasti õiges kätes. Nii et Egle, aitäh sulle ja me kohtume juba kolmapäeval raamatu esitlusel. Nii et mõnusat loomist, ilusat jõulukuud ja ikka aega iseendale. Aitäh! Aitäh ja kõikidele teile ka, kes te osalesite, kuulasite. Nii et super, ilusat õhtut. Head aega! Head aega!